Ma ei mäleta, seda ma isegi ei mäleta. Aga ma just Sa tegid mingit lollust seal boksis, et... Ei teinud. Ei teinud, okei. Olen kõrvalt ka näinud. Et see oli ikka väga hea. Vihjasid minu viimasel blokile või? Jah. Ühe korraga ja juba müüdud. Jaa, absoluutselt. No õhtuks oli juba lahja, et ääre pealt oleks piiretesse sõitnud ja Kaarl lihtsalt ära enam tagasi tule. Tere, Janno! Tervist! Meid Hiiumaa poissis siin mandri peal külas. Sattusin, jah, korra. Korra peale pikki läbirääkimisi. Absoluutselt, jah. Sa oled hea tee peal siin, et pealinna minek, et siis... Jah, see on hea, läbi pöörata. Läbi õpata, just nimelt. Sest ju isegi enne võistlusi, peale võistlusi oled siit vahest läbi pööranud, kui on ikka midagi olnud ja toimunud. Absoluutselt. Harri, kes sa oled läbi? Muud alles leiame enne vooliku klambrid, et balloonid kinni keerata. Absoluutselt, on nii tehtud. Jep. Aga sellest me räägime tulevikus. Sina oled nüüd ametlikult võidu sõitnud kiirendusradadel aastas 2019. Vastab tõele, jah. Et 6 hooaeg oli siis see aasta. Ja enne seda oli lihtsalt huvi või jõudsid kuskil korra midagi veel teha? Jah, enne seda on olnud ettevalmistus, kui seda saab selleks nimetada, et mul on olnud huvi, aga pole kunagi siis rajale jõudnud, et 2019 oli see esimest korda. Ja mingid American Beauty'd asjad kuskil? Jaa, fännand käinud, aga jah, nagu niimoodi osalenud ei ole, et eks see kõik see tegelikult alguse üldse, jah, 2003 aastast, et kus ma tegelikult siis sattusin esmalt lugema ühte tehnikamaailma ajakirja, kus oli lugu siis Kuriksi Camarost, mis tol ajal oli juba kiire või hakkas kiireks saama, et siin Eestis sõitis ta 11 sekundit ja siis suve keskel oli Hiiumaal üks kiirendusvõistlus, mis on seni vist ainuke on minu teada, et seal ametlikke etappe pole rohkem olnud. Oli siis äkki Rock Speed nimeline üritus, et läks siis vaatama seda ja sellest ajast see jäi, et vaatama läksin ja sinna ma jäin. Külge takkas kõik. Et ühe korraga ja juba müüdud? Jaa, absoluutselt. Et see mürin ja tehnika, mis seal oli ja et see jättis välja ja sellest hetkest on olnud omal kõht siht silme ees, et tuleb siis midagi sarnast hakata tegema. Aga 2003 kuni 2019, see on 15 aastat. Jaa. Et võiks öelda, et kaunis pikk ettevalmistusaeg. Jah, eks ta on tegelikult, aga ajad olid nagu olid ja eks seal ettevalmistusaega oli päris palju tehnikat jõudis läbi käia käest, et ühtedega ei saanud hakkama ja nii ta oli, jah. Tegelikult kohe nüüd, äkki see 2004 või, et siis ma ostsin ühe GSI, mis tol ajal oli ka radadel tegelikult üsna selline pidev nähtus. Aga jah, ma teda ka sõitma ei saanud. Et lammutasin ta ära, võtsin ta tükkideks ja keretöödega see asi pooleli jäi. Siis mõned aastad hiljem tegelikult juba jäi üks Camaro silma. Et samasugune nagu siis Kuriksil tol ajal oli. Ja ostsin ta ära. Äkki oli 2007 aasta ja sõitsin mõned kuud siis niisama ka ringi ja siis tegelikult oligi plaan hakata mootorit vahetama, et siis juba radadele saada, aga tegin kere ära ja mootori ehitusega või otsimisega siis jäin, oli erinevaid plaane seal, lõpuks jäi ta siis sain ühe, tollel Kristjan Käbi sõitis kiirendust ka väga aktiivselt. Esialgu tal oli ju üks Camaro ja siis tal oli üks ju Chevy Monza. Kus juures Monte Carlo oli enne. Monte Carlo oli enne, siis tal oli Camaro, jah. Et selle sama Monte Carlo käest või pealt ma sain mootori siis endale, mis oli ka siis tegelikult katki läinud. Et oli seal siis, kui ma eksi, ühe kolvi või kepsuga midagi juhtunud, et... No mis mootor see oli sükene? Ta oli Chevy Small Block, äkki 400 plokk või. Et see tähendab seda, et üle 6 liitri
6,6 või 6,7 natuke üle ka puuritud. Et ta seal jah, 500 ringis tegi vabalt hingavalt jõudu ja siis Nossiga lasti ka midagi juurde. Aga siis ta hakkaski, et see mootor oli minu käes, Camaro kere oli minu käes ja siis Kristjan ikka rääkis, et kuule, et ega see Camaro, et sellest tegelikult soovid korra sõita, aga tegelikult ikkagi jääb sul lahjaks ja tosta see Monte Carlo ka ära. Tükki aega töötas ja siis tegelikult... Aga see Monte oli ju ikkagist ju torudega auto juba ju. Ta oli ju nagu võidusõidu auto. See oli torudega jah, et ta... Kas ma mõtlen? Palju sa mäletad üldse selle päritolust ja nagu mingit ta oli USAst toodud. Äkki tuli ta mingi 2009 aasta või sinna kanti. Et Kristjan taga äkki ühe hooaja või pool aega sõitis, et seal oli tehnika probleeme ja siis mingi talv ta müüki nagu läks. Et kuna tal kuskilt olid paremad pakkumised. Tuli see Camaro, kui ma eksi. Aga jah, selle ma võtsin siis omale, aga ma mäleta, ta ei olnud täis. Esiosa oli veel originaalraami peal, aga keskelt oli siis toruraam, selline huvitav kombo oli. Raudpuur, aga jah, see on ka Ameerika stiilis puur, et ega ta... See oli siis juba 4 lingiga. 4 link oli jah, küljes. Aga siis ta on nii nimetatud superkassi legaalne asi. Et USAs tegelikult on ju kaunis pops, aga nagu tänavallegaalsed autod. Jah, just. Et kusjuures ta oligi täna auto USAs. Et seal oli tegelikult raadio sees, kõlarid olid sees, et siuke huvitav nähtus, et toruraam, alumiinium lehega igalt poolt tehtud, aga jah, oli siis võib-olla igavas kasutuses või nädalavahetuse pill, et... No jah, praegu ju ka, just enne kaamerat rääkisime ka, et see Sick Week sai läbi, ehk Drag and Drive üritus, et kuidas sa ikka seda nädala jooksul 1500 miili sõidad, kui ikkagi tahaks mussi kuulata ja midagi? Absoluutselt, jah. Et jah, ta oli jah, minu käes siis ja sealt edasi... No mis sellest sai üldse? Et ta oli su käes ja sa juba tegid taga midagi või sai ta nagu... Ma korjasin ta mööda Eestit kokku esmalt, et ta kere oli Tartus ja raam oli üldse Tallinnas, mootor oli ka Tallinnas, et siis me 3-4 reisi tegime Hiiumaalt, et see kokku saada üldse. Ma panin ta kokku ka, et jäigi veel tehnika peale panna, et siis tegelikult tekkis mingi motivatsiooni puudus seal. Et tekkis arusaam, et ei ole võimalik seda nagu lõpuni ehitada mõistlike kuludega, et ei olnud tollel nagu võimalik ka võimalust. Kas võib olla, et sa kuskil TQHQ foorumis ise postitasid selle projekti kohta ka midagi või? Ma arvan, et selle projekti kohta ma ei ole seal sõna võtnud. Ma tahaks arvata, vaata ei mäleta enam. Aga teiste projektide koha pealt küll, et jah, TQHQ foorum on üldse, see mõttes, et hea foorum oli tol ajal, et kogu see kiirenduse teema, kes sealt läbi, et olid võistluste kajastused ja tehnika tegemised ka, et... No ja sealt pealt ju siukse algaja huvilisena oli nagu ka hea õppida. Seal oli see Drag Racing ABC oli seal, kus selgitati nagu väga hästi lahti kõik üldse sellega seonduv ja siis samamoodi, et nagu osalejate huviliste autod, kes seal nagu oma ehitusi hästi postitasid, et see oli nagu ka äge vaadata, lugeda ja ise ka ennast harida võtta. Ja, ma mäletan jah, seda sai korduvalt nagu läbi loetud, et kõik see tehnika osa, et... Mis kõige parem on see, et jutt on ju kõik siiamaani alles. Jutt on alles. Kui ei ole keegi konkreetselt oma postitust ära kustutanud. Pildid on puudu. Jah, osad pildid on kaduma läinud. Aga muidu on jah, kõik on nagu alles, et tol ajal oli üritus ära, et siis sai ootama ja seda vastu vaja. Kui see kohal ei olnud parasjagu, et siis mis seal nagu toimus, et... Teine legendaarne oli ka see, et ma ei teagi, kelle eestvedamisel see toimus, aga tavaliselt iga hooaja eel, kas siis oli mingi PHRA testipäev või siis kuidagi kellegi eestvedamisel hakati nagu neid natuke tuntumaid sõitjaid rohkem nagu torkima, et mis siis talvel tehtud on ja mis uut rajale tuleb. Ja see oli minu meelest siukene, vähemalt enda jaoks oli küll alati siukene, et millal see tuleb ja mis küll saama hakkab. Ja just. Ja sellel ju kui me räägime täitsa sellest 2003 aastast ja sellest ajast, siis ju see Lauri Camaro iga talvega arenes nagu nii suure astme võrra. Et esialgu oligi see, et see ju oli turvakaar, vaatasid, äge, siis juba oligi 2003 aastaks juba puur sees. Ja siis vist... Kiikblokk oli
ka selleks ajaks tulnud enne, jah, ta alustas äkki small blokiga ja noh, ja siis oli juba järsku kastid. Noh, ja siis tal oli järsku põmm toruraamil, seesama asi toruraamile tehtud, noh. Sellest me pärast räägime veel, sest et selle autoga on meil sinu ja minuga seotud üks huvitav aspekt veel, aga sellest räägime natuke pärastpoole. Et see oli kuidagi niisugune väga nagu kiire areng ja nagu Eesti mõistes nagu väga kosmose areng. Et nagu Eestis ju see, et nagu sellised autos, jah, Soome poolt oli ju külas käidud, aga nagu ehitusena polnud keegi näinud ja nagu 2003 oli olnud jah, et kui ma eksi, siis jah, Vitsut võttis esimese sellise suure projekti ette enda jah, selle Kamaroga, aga seda algusaastat ma ei mäleta, et ta saab jah ise vast sõna võtta sellel teemal. Aga nii, sa ütlesid, Montega oli sul nagu tükid koos, aga mott otsa saanud. Ja... Mott sai otsa jah, et ma ennem üritasingi meenutada, mis ajal see otsa sai. Et mingi aeg, kas see oli siis 2011 või 2012, kui ma olin juba ehitanud tükk aega neid asju, oli Camaro, oli see Monte, oli see mootor, oli esimene Powerglide juba. Et siis mingi hetk nagu taipasin, et kuule, et läheb paljuks, et vaja need asjad nagu võlad ära klattida ja korra nagu joon alla tõmmata asjadele, et ei olnud, müüsin maha kõik ja läks see Monte siis jah, Eduardi kätte, kus ta on äkki tänase päevani, et doonoriks. Mootor läks kuskile, kast läks Soome ja olingi mingi hetke, et polnud nagu midagi. Et vaatasin võistlusi ja kuigi see pikalt ei jäänud. Ja mis siis saama hakkas? Tuli mingi müügikuulutus. Et jah, see oli mingi aasta algus, kas ta 2013 aasta alguse, tuli see Pontiaci Kere müüa. Et kuna ma USA asju olin jälginud tükk aega, et noh, see on sama siis nagu Sevi Vete või. Et sama kujuga. Et noh, Euroopas siis sama platvorm, mis on kadetid. Et selline väike auto, mis on tagaveoline. Just tahtsin öelda, aga õiget vedu on ta mingil peal. Kas ta oli Pontiac B1000? B1000, jah. Või T1000. T1000, okei. Et oligi seal 80 alguses tehtud ökopilliks sinna suurte vahel, et ta oli teil 1,6 liitrine ja 1,8 liitrine diisel ja väga ökonoomne pill, et kuna ma olin jah näinud, et neil on eraldi klubi tegelikult USAs ja on sellised jah, viilikaarid nagu öeldakse. Et ongi lühike teljevahe ja tõstab nokke ja selline paras mingi 10 sekundi või 9 sekundi pill. Et ja siis ma ei suutnud uskuda, et Eestis selline asi kuskilt vedeleb. Auto muidugi inetab, miks keegi peaks ta siia tooma esiteks, üle lombi ja nii edasi. Et ja ma ostsin ta ära 200 euroga äkki või. Ja nii see uuesti algas. Algul mul ei olnud muidugi sellised suured plaanid, kuhu ma lõpuks jõudsin, et okei, et võtan vaikselt mingi, ma ei tea, Superstreet või Supergas, mis tol ajal olid, et väike turbomootor ja noh, stabiilselt jäängi sõitma seda 10 või 11. Aga see, oli see Kere ära toodud, kas siis see nagu tehnikaplaan sai nagu kohe paika või see nagu ehituse käigus muutus või kuidas üldse nagu selle plaanini jõudsid, et mis mootori ja mis kast panna? Ja. See tegelikult selle ehituse käigus muutus päris palju. Et kui 2013 ma alustasin sellega ja 2019 siis lõpetasin. Said esimest korda rajale sõitma. Et siis kindlasti see alguse plaan ei olnud selline. Okay. Et sinna sai siis jah, Fordi 8,8 sild alla. Et see võib-olla oli plaanis. Aga sealt mootoriks pidi tulema üldse 4-pütane midagi ja turvatatud. Okay. Algul oli üks Opeli mootor, 8-klapiline, mis pidi minema. Aga siis sai mingiks selgeks, et see võib natuke kehvaks jääda. Ja sai võetud Saabi mootor, mis on 16-klapiline ja üks selle Saaba, mida praegu Joosep päretab. Äkki tõesti? B234 või 23V5 või midagi sellist. Midagi sinna kontidel on. Ta alles mõni päev tagasi siin rääkis ka mulle pikalt neist jälle, aga seal tuli neid mootori kohta nii palju, et ei suuda ära registreerida kõike kohe. Et kuni selline 500 nagu oleks võinud vabalt kannatada, et tundus selline mõistlik jõud esialgu, aga kuna mul oli kiiks see, et peab olema automaatkast ja mul oli see TH350 manuaalvalvepodiga, mis oli siis ka pärit selle Monte Carlo käest või pealt,
mis oli ringiga uuesti minu kätte tagasi jõudnud. Et esimene suurem selline komistuskivi tuligi turbiini valikuga, et see mootor siis kokku panna automaatkastiga, et oleks olnud vaja teha selline kostum turbiin. Aga kuna siis oli tellimus ja tollel öeldi, et me teeme selle, aga me ei garanteeri, et see asi nagu toimima hakkab. Et äkki on mitu tükki vaja. Et see nagu pani mõtlema, et kuna üsna palju raha küsiti selle eest, et kas see on nagu selline õige valik. Ja siis ma hakkasin mõtlema ja siis keegi USA-s ka just parasjagu swappis LS-i peale see vetet. Ja sealt vaatasin mahtus ära ja vabalt hingavalt sõitis seal ka 10 või 9, okei. Selge. Et ostsin sama raha eest siis, mis see turbiin oli, ostsin mootori ja asjad ja läkski peale, et... No see mootor oli, rahvakeeli LS, aga tegelikult oli... LM7 koodiga, jah. 5,3 liitri, et... Valinplokiga 3. gen. Just. Mingisuguse traki või Suburbani või mingisuguse asja pealt. Äkki Tohvoodi pealt. Ta oli küllaltki viisakas, see toorik. Ma saan tagantjärgi öelda, sest ma olen näinud neid, mis mul on paar tükki veel neid ja olen kõrvalt ka näinud. Et see oli ikka väga hea. Vihjasid minu viimasel blokile või? Seda ka, jah. Et jah, aga pluss veel, olgem ausad, LS-i ja USA kastiga vahet pole, kas siis TH305 Gen 400 Powerglide. Polt on. Nad lähevad Polton kokku ja... Teed need vahetükid ära ja see selline lollikindel lahendus nagu, et kindla peale minek, et saab üsna mõistliku kuluga sai tehtud. Ja siis ta oligi. MS3 aju, LM7, TH350 ja siis Fordi 8,8 läks taha, et selline kombo tal esmalt oli, millega ma sõitma läksin. No mingi hetk oli kastivahetus sul ka või? Või ma võtan valesti seda või? Kast, eks neid kaste oli seal ka erinevaid, aga... Miks mu enda mälestus on kuidagi Powerglide'ist on... Powerglide ei olnud... Tuli jälle Saltereidile lihtsalt või? Ei, tähendab, Pointul tuli see Powerglide tuli teisel aastal 2020 või? Okay. Sest see kolmekäiguline, jah. Tegelikult on nõrk kast ju, see 350. Ta on, kuigi tänapäeval tehakse neid ka ikkagi, saab juba osasid, mis seal 1000 pluss ära kannatavad, aga ta on suke väike kerge 3 käikut. Aga korpused on nõrgad enamasti, et kui ma eksiga äkki sellel, kui ma ostsin ta, siis ma pidin korpus ära vahetama, kuna bellhousing oli pooleks läinud juba, et seal oleneb ka, kuidas sellega käidelda, et kui sul manual vallapodi on, et siis seal, mismoodi sa pärast neid asju raiud või kõike raiud. Aga alguses jäi tehnika täitsa originaaliks, et tuli stokkmootor, stokksisu. Ei puutunud ka mitte. Täiesti romula mootor, kui nii saab öelda, ja läks auto peale ja sõitmed. Ja lahti võttes järgmisel hooajal, siis vaatasin, kõik olid õige mõõduga. Et selles mõttes, et saalevahe juba õigeks kulunud ja rõngad ka. Aga see oli huvitav, et esmasele debüüdi sa tegid ikkagist ju Superstreet klassis on ju? Ma alustasin Superstreetis. Ehk siis indeksiga 10-9. 10-9 just. Tegelikult on juba ju kiire klass, et ei olnud vahepeal mõtet, et kuskilt Street B-st või kuidagi varem alustada. Ei, kindlasti. Et ikka kohe ikkagist juba... Kuna seal oli äkki mul mingid nüansid, autol ei olnud originaalpaaki, et siis ma ei saanudki Superstreetist allapoole minna. Ja tundus selline mõistlik klass ka, et vähemalt arvutuste järgi pidid umbes sinna 10-9 sõitma. Et see, mis sa edasi sai, kohe ei sõitnud tegelikult. See on ikka nii. Aga esimene võistlus ja kuidas siis? Superstreetis oli kaart vaja, see oli sul sees. Ja. Mootor, asjad, kiiver, sul oli kohe kombe vist ka, on ju? Kombe oli ka, jah. Ja siis Tartus sul oli, kas sul oli atesteerimissõit ka seal veel? Jaa. Midagi sellist, jah. Mäletad ka, kuidas see läks? Mäletan. Kuna närv oli?
närvi oli ja oleks pidanud, ääre pealt oleks piiretesse sõitnud ja Kaarl ütles, et ära enam tagasi tule tänavarehviga. Mis seal juhtus, teilt oli eellugu ka, et kuna ma käisin nädal enne võistlust, sai just auto kokku, käisin Dünos Joosepi juures. Ja tagasi tulles juhtus selline asi, et politsei pidas kinni ja mul ei olnud vastavaid juhtimisõigusid Aagisele. Ta pidi selle auto üldse Tartusse jätma, see, et terve see nädal oli auto seal Tartus, ei jõudnud ettevalmistusi ka teha. Et tegelikult esimesed meetrid, mis ma selle autoga üldse sõitsin, oligi seesama atesteerimissõit. Mul ei olnud õrna aimugi, kuidas ta käitub ja mis ta teeb. Ja teine juhtum oli see, et kuna ka äkki slikid jõudsid täpselt päev varem enne võistlust. Ja ma ei olnud velgesid proovinud. Ja väljad jõudsid ka. Kuidagi väga nibin-nabin, ühesõnaga mul ei olnud väljamutreid. Nii et ma ei saanud neid õigeid velgesid slikkidega alla panna. Ma tegin esimese sõidu üldse tänavarehviga. Et sellepärast ta lappasse läkski. Esimene, teine ja kolmas ja siis oli siuke järsk kaak. Aga Kaarl ütles, et ära sa nende rehvid, küll on tagasi tule. Et siis jah, Rai näitas... Ma isegi mäletan seda võistlust. Ma juba Kaarlit tundsin see hetk. Ta ei olnud teps mitte rahulik sellel hetkel. Aga jah. Kuidagi saime ikkagi, mul olid õnneks ühed väljad veel kaasas. Et siis seal kaasvõistlejate abiga kuidagi sai need pandud nendele velgedele, mis natuke loopisid. No teed tasakaalus. Aga parem ikka kui mitte midagi. Et kokkuvõttes toimis ja tegin selle esimese stardislikiga, et siis oli küll esimene oli ikka päris mõnus, et kuidas võimalik on, et auto nii hästi nagu veab, et... Ise kasvaldi peal. Ise kasvaldi peal, jah. Ja seal juba, jah, sai vaikselt õpitud ja no õhtuks oli juba lahja, et... jah, see Tartu oli ju 200 meetrit võistlus. Jah, 200 meetrit, jah. Mäletad sa ka mingeid aegasi ja kiirusi? Kuule ei mäleta. Midagi 7-ga oli. Oli ta 7... Ta pidi ikka olema 7 või 7,5 või... Ma ei mäleta. Igal juhul me läksime sama komboga sinna Rutja. Oli siis 400 meetri sõit. Seal oli esimest korda siis 400 meetri peal. Ja seal siis sai siis 400 meetri aega ka ja siis ta oli kuskil 12 sekundit või 11 lõppu sinna. No ja Rutja oli lihtsalt pidamise poolest kannus kehva kohti. Kusjuures ma ei ütleks, et väga hull oli. Vähemalt minu autole. Tegelikult selle aega nagu algust nagu oli, aga lihtsalt jõudu ei olnud, et see oli tundus nagu selge, et... Sest jah, mul oli Rutjal see, et mul 2 Rutja võistlus, mis on 2018-19, siis mul oli juba turbotehnika juba mingi 600-700 jõuda, siis Rutja võistluselt 2018 mäletan just veel väga hästi seda, et kuidas finišist läksin kus kuradi kiirus oli mingi 200 kopikatega Rutjal ja ma vaatasin küljaknast välja, kui ma finišist üle läksin. Seda videot ma isegi näinud, jah, et see korralik burnout, jah. Peale seda ju tegelikult pidurdus oligi see, et ma vaatasin, et kas ma nüüd saan ise pidama või siis oma küljega koos Toomas Tuulingu Audi tagumise osaga hakkan pidurdama. Et see tuuling tuli, selles mõttes ma läksin tuulingule ikka väga lähedale sellel hetkel, et see oli päris, võttis käed värisema. Jah, minu autol ei olnud nii hull, et ma räägin jõudu piisavalt ja mitte üle palju, et siis jaamus läks õigesse kahte käed. Jah, sest ju LM7 originaalis on 210, 220 kilovatti. Jah, 210 või. Et seal jah, teilt ei oota nukk oli ikka, nuka vahetsin ära. Ta ikka käis mul lahti, pidi lahti käima mingil määral. No, aga mul oli, seal oli mingi veoka nukk sees, et algul ei saanud aru, mis teema on, et valesse kohta läks jõud. Et Joosepi juures olime Dünos ka, et hästi muidugi mõõta ei saanud turbiini mõttes ka, aga jah, seal mingi 400 ikkagi ta tegi, et jah, kütus oli veel 98 siis, et aga jah, siis Rutja võistlus ka ära, siis oli selge, et tegelikult on lahja.
et siis hakkasime lahendusi otsima, et Nitro tundus kõige loogilisem. Kõige lihtsam ja kiirem. Kõige lihtsam ja kiirem, jah, et saigi siis järgmiseks Haapsalu võistluseks komplekt muretsetud ja juba oli hästi, juba oli 10-9, et seal natuke sättimist ja oli ilusti indeksis, et see on, tegelikult on ikka päris äge, et niimoodi elu 3. võistlusega kohe 10-9 sõita, et see, jah, siis oli, jah, siis ma lõhkusin midagi ära ka juba. Mäletad ka, mis katti läks? Käiguvest. No TH 350. Ja, eks see on natuke tagantjärgi tarkus ka, et selles mõttes, et asjad peavad olema korralikud, et seal on see, et esimene, teine, aga kuna Sifter oli mingi vana, et seal ei olnud seda neutrali piirangut. Iga kord, kui sa näed tuld, siis sa tol hetkel nagu tahtsid vahetada ja ma lükkasin neutrali peale. Gaas põhjas ja siis ma tõmbasin muidugi täisgaasiga selle tagasi. Et kast sulas ära, jah. Ta Andres seda lahkas, et ta ütles ka, et ta ei ole nii põlenud kasti seest näinud. Karm. Aga siis saigi uue sisu sinna. Ja järgmine kord oli juba parem, et. Sest et peale seda, peale Haapsalu võistlust oli. Kui miks oli Saaremaa? Jaa, oli küll, jah. See oli selline tore hooaeg, esimene hooaeg mulle, selline Tartus, Ruti all, Saaremaal, 2 võistlust olid Haapsalus. Sai ikka rännatud, jah. Hiidlasel Saaremaal on selle mõttes hea minna, et praam läheb otsa jõvata. Aga kuidas siis hiidlane Saaremaal vastu võetiga? Ei arvat hästi, et kusjuures esimene võit tuli sealt. Superstiidi klassis, jah. Kuigi meid ei olnud palju, meid oligi äkki 2 või 3 tükki, et aga kuidagi see Liberada nagu sobis paremini kui jah, Sootsiga olime finaalis. Et asfalt oli jah, küllaltki libe tegelikult. Ja Soots oli ju veel 4 veduse ju rullikaga ju. Ta oli 4, jah. Ma mäletan, seal oli kas reaktsiooniga või üsna väike vahe oli, aga võid seegi. See jälle andis motivatsiooni, et. Ja teades seda sajandite pikkust Saaremaa, Hiiumaa vägikaika vedusi võiks päris magus tunne olla konkurents saarel võtta võitjust, on ju. Et oleks veel parem oleks olnud, kui Sootjas oleks mõni saarlane kõrval võtta. Absoluutselt. Ma ei tea muidugi ühtegi saarlast, kes kiirendaks, aga mina ei tea. Seal jah, see ralli on põhivärk. Sest ei teagi. Võib-olla ongi, kui keegi teab mõnda saarlast, kes on drag race'iga tegelenud natuke rohkem kui korraks ikka joone peal käinud, et siis andke kommentaar, mis märku ikka. Paneme joonele. Jaa. Nüüd on sul eriti hea kelgata. Aga siis selle hooaja sa said indeksi lõhki ka korra või mitte? Väga ei saanud. Et ta ikkagi oli, kui Nitro kõige suurem tüüs oli sees, mis see süsteem andis ja siis ta andis ikkagi indeksisse, et ja kui ikkagi balloonis oli gaasi ka, et kas ma isegi mäletan, minu meelest korra me viskasime ühe minu ballooni sul keset võistlust peale ja midagi oli see? Kui ma õieti meenutan, siis jah, hooaja lõpus seal üks võistlus oli sellepärast kaotatud ka, et finaalis just, et see balloon või liiga tühi oli, et tollal mul üks balloon oligi, et siis seda tuli hoida vaata terveks võistluseks. Aga kui sõit oli palju, et siis ta nagu kulus käest ära, et ei osanud seda asja nagu jälgida ka ja oligi finaalsõiduks oli ta otsas. Et midagi oli, aga jah, täis surveti enne, et. Kõige magusama sõidu otsas? Jah. Ma olen Poolas ühes finaalsõidus täpselt samamoodi. Poolas? Peale, seal me käisime koos ju. See oligi see mõru. Jaa, see oli see sama aasta, 2019. Peale seda me läksimegi jah, oligi sina oli, siis Manta oli. Me kolmekes olimegi või? Mina, olin veel Mati, tuli minuga kaasa. Ei, Kristo Käärdi oli oma tänava Volvoga. Ja oli küll jah, tänavaautodega oli veel neid. Mis tal läks võistlustel põlema, kustutati ära, midagi seal nokitseti ja ta sõitis veel Poolast sellega Tartusse pärast koju tagasi. Oli küll selline lugu, jah. Aga sul oli Poolast rääkides, sul oli ka seal üks kaunis erev hetk. Ja. Et see oli jah, päris huvitav. Et
et noh, see Poola on üldse huvitav. Tollel oli sellest terve jah saata vist rääkida, et aga... Ühesõnaga, teeme kiire kokkuvõtte. Poolas ei ole tehnilist kontrolli. Ja. Kuna me sõitsime ka leedukaid, siis meil vähemalt oli tehniline kontroll. Just. Me sõitsime poolakat ja leedukat vist või? Ühesõnaga, jah, Poolas pole tehnilist kontrolli. Poolas ei ole starterit. Ei ole üldse mehi seal jah. Selle kohta öeldakse, et starter võtab aega, kuigi meie nagu siit riigist tulnuna oleme harjunud, et ühe burnout'i hakkad stage'ima, mul oligi see, et ma juba olin pre-stage ees ja siis Civic või ma ei tea, mis asi mu kõrval hakkas teist või kolmandat burnout'i juba järjest tegema. Ja seal oli ka see ju, et sa olid stage'is või kes iganes stage'is, teine veel tegi jah põrnakat, et saigi täielik sõkke korralagedus. Aga samas asjad nagu mõneti laabusid. Surma pole seal veel keegi saanud, kuigi nagu neid olukordi intsidente seal oli väga palju. Jah, üks oligi see minu intsident, et kokkuvõttes. Aga Poolaga, mis oli äge, see publiku kogus. See mass, mis seal publikut oli, arvestades seda, et esimene päev ja pool päeva sadas. Ja isegi terve päeva sadas või? Kas me esimene päev sõita ei saanudki ju? Ma ei mäleta, seda ma isegi ei mäleta. Sa tegid mingit lollust seal boksis, et... Ei teinud. Ei teinud, okei. Aga Eestis siuksed asjad läbi ei läheks. Aga selle peale tehti lihtsalt, jah. Aga kõige huvitav oligi see, et publikut oli päev läbi sadas ja see publik oli ikka raja ääres. Et kõik ootasid nagu midagi, jah. Vihmavarjudega ootasid. Aga mis sul siis oli? Kellega sa sõitsid see? See on Mustang vist. Mustangiga, jah. Et see on tänapäeval vist... Valgus on juba palju luba. See oli, jah. Delta praeguseks on vist päris kiire Mustang isegi seal Poolas. Mingi aeg võidis isegi rekordit. Aga jah, läksime koos siis rajale, aga üks vana papi, ma nime ei mäleta. Poolakeelne nimi oli. Yes. Aga läksime siis koos ja turbotehnika oli tal. Et ta kadus nagu ära ja mina läksin eest ära. Siis kui ma teda nägin, siis ta tuli mulle järsku külje pealt, ma ei saa öelda sisse, aga head ma nägin teda külje pealt. Et põhimõtteliselt jah, meil kas meil lukad või peeglid või midagi, põhimõtteliselt sattusid eest niimoodi läbi, et ma pidin ikkagi päris tugeva aagi tegema. Et ta seal tükk ikkagi lendas? Ei, koonuseid. Ta sõitis, kuna andurid ja koonuseid lendas. Sõitis üle selle ajavõtu asjad, et neid tükke lendas, aga minul neid tükid nagu külgi. Et see on siuke päris huvitav. Kusjuures me oligi äkki 300 meetri peal. Seal on juba 2 joogu ka ju. Tuleb sõstab nagu eest läbi. Et õnneks jah, lõppes see kokkuvõttes hästi ja tüüp läks uuesti ringiga tagasi ja läks uuesti starti. Teda ka nagu ei kõigutanud. Poola, jah. See oligi, et line-up ei olnud ju. Ja kõik läksid niimoodi, et kui said, läksid siis rivvi. Ja tagasi ja läksid kohe tagasi. Läksid kohe tagasi rivvi, et kõik ootasid. Boksis mingit remonti ei olnud, kuna sa sisse saanud lihtsalt lõõgile. Et kogu see ettevalmistus käis sealt line-upis. Ja klassid segamini. Ja kas seal oli veel see nali ka Poolas, et eliminaatorid sõideti ainult top 4 vist või? Sest seal oli nii palju rahvast ja nii palju sõitjaid ja asju. Tead, seda lõppu ma isegi ei saanud aru, mis seal tehti. Ja siis ta jäi veel pooleli, sest et läks liiga pimedaks ja liiga pahaks kõik. Jah, pimedaks läks jah niiske vist, et kuna see Topolino tegi seal, ma ei teagi, mis pidid üle Viniciana lendas tegelikult, et kuidagi ühe ratta peal küll kees, et siis see äkki oli viimane, et siis lõpetati ära see, et... Just jah, see oli ka päris karm, sest seal minust on pilt see, et kus ta on nagu külg ees ja kõik rattad maast lahti. Jah, üle joone. Aga jäi püsti ja jäi terveks ja õnnelik jälle. 7 kuute sõitis seal, kui ma eks aastat ma ei mäletagi, mis aeg ma sõitsin, aga ma mäletan seda, et mul ka mingi peale 200 meetrit pill läks täiesti risti ära. Või midagi, seal oli ka mingid päris imelikud huvitavused. Seal oli jah rääg üldse, et mingi aeg nagu pidas nagu hullult ja siis mingid lõigud nagu, mis olid nagu libedad. Just jah. Seal Poolas oligi see, et ma ei mäleta, mis... lõpuks tuli välja, puuskontrolleril oli juhe katki läinud. Ja siis oligi see, et mis me teeme, vahet pole, et ma tean, et mul on Wastegate'i vedrupakk, mis teeb siis vist 2,5 barri rõhku. Et paneme selle sisse.
ja nii kaua, kui poisid seda svappa, siis me Matiga rääkisime, mis siis saab, kui siis ka boost'i tuleb, see oli vist kvalli viimane ring või ühesõnaga midagi. Et mis siis ka ei tule. Siis Matiga mõtlesime, et noh, aga paneme suuremad nossitüüsid sisse, et need on kaasas ju. Panime need ka igaks juhuks sisse, et noh, midagi ikka tuleb vaata. Et safety'd asjad on kõik peal, et noh, õhku ikka ta ei lenda. Ja siis, kui ta sealt minema läks ja vist 3. käiguga tõmbas veel rattad ringi suure slikiga ja siis see läks mul ühtepidi, teistpidi ja päris hirmus oli. Ja seda ma isegi mäletan jah, et... Aga ma enam ei mäletagi, need timeslipid on kadunud ka, aga see 200 meetri aeg oli selline, et oleks vist vaatad, kuradi ma 9 keskele sõitnud, kui hakata arvutama, aga noh, see oleks. Jah. Kuigi see oli seal jah, Poolast tulla juba hea, et sama, et raja lõppu sõideti ja oodati ära ja siis kas klassikaupa või 6 kaupa tuldi tagasi, et ei olnud seda kogu aeg. See on see, et 10 paari ja tagasi. Mingi teema oli jah. Seal oli see ka, et lennuväli palju pikem ja see oli Suwalkis esimene võistlus, see oli äsja avatud lennuväli. Ja seal oligi see taga, oli ju see nagu lennuki ümberpööramiskoht, et siis kõik saidki sinna nagu ohutult ennast ära parkida. Selle sama Kristo Kärdiga oligi see, kuna ta oli auto põlema läinud, siis ta seisis seal taga ja minu meelest ta ootas seal mingi 2 tundi, sest keegi ei tulnud nööriga. Ja see oli küll päris pikk aeg. Ja lõpuks ma olin ise nõus, et me otsime boksist nööri, et siis ma kuradi tõmban ta ise tagasi, siis selleks hetkeks ta vist juba sai kuidagi või midagi. Aga noh, et huvitav. Aga 2019 sai läbi. Mis siis saama hakkas? No eks seal jah, 2019 sai läbi, eks siis tekkisidki juba uued mõttel, et kuna see balloon oli ka tühjaks saanud juba, jäi nagu võrudalt meelde, et ja panime auto kaalu peale ka korra, et siis ma olin koos terve hooaja rääkinud, et tonnine auto, et väike ju. Tuli välja, et 1300 koos minuga, et sööke pomm, et sai siis jah mindud serateed, et turbode peale mootori samaks, LM7 sai lahti võetud, lihtsalt remont tehtud, õigesse mõõtu võetud asjad. Kast läks Powerglide, mis siis jah, tugevam ja transbreakiga, sest et TH300 oli ilma. Et sinna starti juba jäi päris palju aega. Ja jah, et asi ära mahutada mõistlikult sai siis nina ka natuke ümber tehtud, et mitte päris toruraamile, alumine osa on originaalne, aga siis jah, need küljed ära lõigatud ja nina siis ära käidavaks. No nagu Ameerikas klassikaliselt tehakse. Ja siis sai tegelikult puur ka sisse. Et oli ennem kaar ja siis sai puuriks täiendatud. 8,5 sekundi legaalseks. Just. Ja kui ma eksi, siis refleks ka natuke suurem. Kui ennem oli 26 tolli 10, siis läks 28 tolli ja mis ta on siis 10,5 V. Ehk siis see kõva sinaga. No selle auto all see 28 tolli tundus nagu suur ratas olevat. Jah. Ja jah, muud ei olnudki. Ja kütuseks tuli, jah, läksime etanooli peale. Ta oligi see eesmärk natukene boost'i, 0,5 barri kuskil. Ja saada seal jah, mingi 600-650 jõudu või siis 700, et... No siis 2020 oli üldse huvitav aasta, meil ju midagi jäi ära, oli see veel koroona aasta. Meil oli ainult 3 võistlust, avalaks koos esimese etapiga, Tartu ja Kiltsil finaalid. Jaa. Et kuidas, kas siis jäid Superstreeti veel või läksid edasi? Ei, siis ma läksin Superklassi juba. Ja ma tulin Haapsalu seal esimene võistlus. Ja ma arvan, et ma nüüd ei mäleta, mis ajal see oli. Aga ma tean, et see on kõige lühem võistlus. Et auto sai just ka tegelikult lappisema veel eelmine päev kokku, et noh, suke päris toores värk. See oli veel peale jaanipäeva. Nagu ikka. Juuni lõpus peale jaanipäeva võistlus kuidagi ma mäletan. Võis olla küll, jah. Et, aga jah, kuna aeg oli nii või naa, kogu see ümberehits võttis tootult aega nüüd ja tuligi seal garaažis elada mingi aeg. Ja noh, tegelikult siis saigi see auto nina, kusjuures sellega oli ka lugu, et teed see ei pidanud must olema, et kuna eelmine päev vist, noh, mõtlesin, jõua seda ära värvida, sai selle spreiga lihtsalt mingi... Matiks tõmmatud, jah. Rain tõi kuskilt musta sprei värvi sellega ära, kokkuvõttes see jäigi selliseks. Aga jah, siis juhtus see, et ma olin ennem sellega Dünos käinud, aga Joosepi juures.
seade oli olemas, aga sai siis jah proovitud seal. Et ei läinud, esimese stardiga ei saanud nagu üldse minema, ei osanud seda spuulimist ära oodata või teha. Teisega sai minema 10-3 äkki või? No pole paha tegelikult. Toores said valgus tundus hea, et tuli 1-3 juba, 1-3-5 või 1-4 või noh, suke start oli juba enam-vähem. Ja siis tuli meil ikka hääl sisse. Et ei osanud arvata, mis hääl see olla võib, et teise stardiga see hääl tuli ja õlisurve kadus, et olin oma esimese sisu lasknud ära. Et jah, puhtalt oma rumalust tegelikult tagantjärgi, et... No mis seal juhtus või millest? Õlitus ikka, jah. Et see õli lihtsalt... Kuna G-jõud ja asjad, et siis see õlitase oli tegelikult madal. Et sellise stardi juhul peaks olema kõrgem. Tõstis sul vist päris palju nina kaibus hetke? Too hetk... Noh, rattad just maast lahti ei saanud. Või võttis maast lahti, aga jah. Ühesõnaga õli oli vähe. Et läks siis jah vänt ja... Ühesõnaga õliviga ei olnud. Seda ei olnud jah piisavalt. Nii palju muid asju oli, mida vaadata, aga selle peale vaata ei tulnud, et suhteliselt sükke alga viga, et... Aga siis polnudki 2 nädalat oli uue stardini, äkki speedestini, et siis sai... Midagi sukast ma isegi seda ei mäleta. Aga jah, speedest oli järgmine. Sain kuskilt küla pealt kellegi käest uued kolvid, kepsud ja siis vända ka, et läksid siis 4. genni sisu sinna 3. Et mis on ka märksa tugevam kui see 3. Ja sellest hästi kokku läks ja speedest juba oli vägev üritus. Seal kõik toimis ja... Ja kuidas selle speedesti liberaja peal, kuidas seal ajad tulid? Pigem on talle sobinud see, aga ma arvan, et 10-0. Ma arvan. Ei, jah, okei, pole paha. Või 10-1 ja 10-2, sinna kanti kuskil. Tegelikult kiire, eriti veel siukse raja peal. Et asfalt tal on, kuna see kaaluajatus on ka suke mõistlik ja amordid on vastavad, et toetab sellist levedamat rada rohkem. Ja vist sul oli sild ju torkarmi peale ehitatud, on ju? See vist ka pigem aitab sellele kaasa? Pigem aitab ka, et pikk torkarm on, et aitab seda pidamist hoida, jah. Ja siis finaalid? Finaalid. Sai selle 9 sekundit kätte ka lõpuks või ei saanud või? Ma nüüd ei mäleta. Ei, aga 9 kuute sõitsin kogemata. See sama siis veel sama aasta või? See sama aasta, jah. Kogemata, jah. Ja siis juba oli, siis ta tegi korralikult viilit. Ja see oli äkki võistlus, kui ma mäletan, jah, et kaotasin seal poolfinaalis äkki või tegin ühe norraka vastu, jah. Tuli pikk wheelstand ja piduldasin ennast lõhki. Kuna ta jäi ka maha, et eks see piduldamine on nagu ta on. See ei ole mõistlik tegevus. Ei istu mulle see teema, et... Aga jah, 9 oli käes ja stabiilselt pani sinna 9-7, 9-8, et... Aastaga rohkem kui sekund maha viilida ja üldse all. Ja ei, see tuli jah, just lihtsalt. Sealt edasi enam ei läinud lihtsalt. Siis jõudsime 21 hooajale. 21 hooaeg, jah. Läksid klassi edasi, superkompi. Superkombis. Ja mis seal sai? Mis seal sai? See on hea küsimus. Et ma mäletan, et seal oli esialgu autoga oli probleeme natuke, et just seadistus osas. Aga sai see aasta ära sõidetud. Suuri asju olnud, midagi nagu katki ei läinud või katki ei jäänud, et hooaja sõitsime kaasa. Kuigi jah, kipitas see ikka, et tahaks kiiremini veel. Aga ju kassist kompi liikudes, ega sa ju tehnika mingid arendusi ja muudatusi väga ei teinud ju? Ei teinud, ülekanne läks teiseks, et natuke kiiremaks, kuna jah, varasemalt oli lihtsalt lõpust seda lõppkiirust puudu jäänud. Et oli istus mul piires, kui ma pöörat väga üles ei tahtnud viia, et ikkagi oli jah stoksisuga mootor. Et seda nagu jah ära tappa. Ülekanne sai muudetud, muu jäi jah samaks. Aga kui ma nüüd õieti mäletan, siis seal ajapärandust väga ei tulnudki, jäid need ikka samasse auku, et... See on 9 keskele? Jah, 9-6.
et ja aasta tulemust ma nüüd ei suuda ka ära meenutada. Mul ka isegi meeles ei ole. Et kellega me seal sõitsime ja mis need lõpptulemused oli, aga seda ma ei mäleta. Seda ma tean, et igal juhul see oli see aeg, kus hakkas hooaja lõpus hakkasid igasugused muud mõtted tekkima, et mis siis edasi saab, et kas siis hakata seda autot uuesti lõikama, ehitama või siis nuputada midagi muud välja. Näe, sest fakt on see, et isegi kui seda autot lõikuda ja ehitada, siis ta on ju lühikese teljavahega ikkagi. Ja, eks see teljavahe jääb samaks jah, et natuke see number ka ütleb 242, et see on 2,42 meetrit. Ja nõksu alla 100 tolli vist peaks olema, jah. Et seda venitama hakata, kuna nina oli juba plastikust, et siis ja kogu eelnev töö oleks nagu luhta läinud, et siis ei tundnud nagu mõnes mõttes nagu väga mõistlik plaan olevat. Ja sellise lühikese teljavahega proovida, jah, Soomes on üks samasugune auto, kes sõidab, aga nad ka sõid pika punnimise peale seal 8.1 või 8.3, et noh, Eesti radadel see, et need Kiltsi polnud veel nii palju seda remonti ka näinud, et seal oleks selle lühikese teljavahega nagu nii hea sõita, vaata. Jah. Et Soomes ikkagist on ju... Soomes liimirada, jah, et see on natuke kus on nagu proovisid, et see natuke tegi jah seda murelikuks, et ehitada suuresti ümber, aga kui tulemus ei ole nagu soovitud, et siis sai seda asja nagu jah pikalt kaalutud. Ja siis hakkas mõte liikuma, et võiks mingi järgmise asja võtta. No eks need variante oli ju 3 teilt laual, et kas osta siis mingi keraauto uus. Käisime siin kooski vaatamas midagi. Ja, seda rohelist Firebirdi. Just. Sa ju Pontiaki mees siis ikkagist. No see kutsus ka, et see oli siis Tiffany auto, millega Tiffany siis sõitis 2017, sõitis OL-i. Just. See roheline. Mis variandid veel siis olid? 3. variant oli siis ehitada ise keraauto ja siis 4. variandini oli see, et ehitada siis jah, mingi Altered. See küll tuli tegelikult ei teagi. See ei olnud algul laual, see variant, aga millegipärast ühel päeval oli laual, et selle sama põhjusel, et teljavahe on küll pikk, aga jah, natuke soodsamast ehitada. Ja, et igasugused kere detailid jäävad ära, et ei ole neid. Ja see, et saab ligi igale poole. Ja Alteredi suureks nagu eeliseks on veel see ka, et ta kaal on oluliselt madalam kui kereautodel. Et kaal ja kõik need asjad nagu jah, kaalusid ja pluss see, et pole nagu Eestis tegelikult tol hetkel ei ole olnud ka need Altered, et midagi põnevat oleks ehitada olnud. Jah, sest Trackster oli meil juba olemas olnud. See, et ju kehtis ka Tracksteri sõidetud Reino Poomi 7,771. Just, see oli rekordina. Ja siis ma kujutan ette, et see Altered tundus ka midagi uus ja huvitav nagu. Ja ju sellel hetkel veel ju tehnilised reeglid lubasid ka Outlaw klassis. No tol hetkel nagu lubasid jah, et oli ta oleks saanud nagu edasi OL-i liikuda, jah. Tegelikult see otsus tuligi 2021 aasta seal lõpus, et sügisel millalgi. Ma mäletan, et sai need torud ära tellitud Tookol ja pihta hakatud ehitusega, et jah, alusraamiks või projektiks sai võetud Ameerikast üks projekt, et ta ikkagi nõuetele ka vastaks, et jah, ja pluss sinu Alterediga see oli äge veel, et kui Alterid on tavaliselt täisjäiga raamiga ilma vedrustuseta, siis sina leidsid joonised, mis on siis vedrustusega Alterid. Jah, et ta on algselt teilt projekt oli, et ta on siis 4 lingiga tagant, et see oli kindel, et tuleb. Ja ees oli teilt eest algul vedrustus polnud, aga natuke hakkasin seal ehituskäigus kahtlema meie radasid ja asju, et vaatasin, kuidas siin leedukad sõidavad, et siis et tuli ta natuke maastikuvõimekust nagu tõsta, et jah, seal sai natuke raami ka selle jaoks ümber tehtud. Raam ise on tegelikult jäigem, kui ta algselt on, et muidu seesama esimene nina natuke veturb rohkem. Et jah, 4 link, see oli nagu kindel, sest muidu Alteredi
eks see üks miinus on see ka, et sa ei tea kunagi, kus suunas ta nagu minema hakkab, kui tal üldse vedust pole, et läheb ta siis külje peale otsa üles, et seda nad naeravad, kes sõidavad, et sa kunagi ei tea, kus suunas ta stardib nagu, et aga et seda asja nagu rohkem kontrollida sai siin jah, vedustus ka lõputatud. Kõlab igati mõistlikult. Ja ka siis, nagu me nüüdseks kõik teame, et siis Alteride teed sa läksid ja siis seda hakkasid ju Hiiumaal ise ehitama. Seda me hakkasime ehitama jah, et sõber Villu siis, kui ma talle sellest mõttest rääkisin, et ega ta ka siis ei ütlenud, et davai, teeme ära. Et tegelikult siis saigi jah, see ette võetud. Sai ehitatud 2021 lõpp ja 2022 algus. Ma mäletan, siis hakkasid, kuna üks vorm oli puudu, painutusvorm, et siis ta jäi natuke soiku ja tuli see reeglimuutuse teema ka välja, et siis läks korra mott maha. Et korra see projekt siis seisis meil äkki täpselt pool aastat. No põhimõtteliselt hooaja, sõitmise hooaja. No 22 leidsin ikkagi jah selle pointuga ära veel, et seal ka midagi muutust ei teinud. Tehnika oli kõik oli sama, et lihtsalt tegime super kombis kaas, et no tuli siis pointuga selle B1000-ga, T1000-ga mingi taeparandus ka? Kas 0,1 tuli äkki 9,5 peaks olema ta parim aeg, mis jäi. Okay. Et ikkagi jah, ühel võistlusel tuli see parandus. Aga ta püsis enamasti ühes tükis, et jah, kollektor tahtis küll katki minna aeg-ajalt, aga siis see laske, kuna see oli see originaalist plastikust aagud kinni pandud. Ma mäletan, mingi hetk ma isegi tõin sulle sa tõid tagavara äkki, jah? Kuskile võistlusele mingisuguse tagavara kollektori isegi. Kippusid jah. See on see, et see originaal on siledaks lõigatud ja augud on nagu täis pandud, aga need ei ole nii tugevad, et kui mingi backfire kuskil tekib, et siis ta lõi need punnid jälle august ära. Et ei ole siuke väga hea lahendus olnud. Aga siis nüüd Alteredist edasi, et selle ehitus siis käis ja tehnikaplaan oli? Esimalt, et kogu täiega tõstame ümber lihtsalt, et see sama, mis pointul on, et mootorkast läheb ümber, et jah, see siis sai tegelikult, ma alustasin uuesti ehitamist 22 aasta lõpus või? Et kus Villu tuletas meelde, et kuule, et sul auto vedeleb ka mul garaažis, et teeks sellega midagi. Torm oli ka olemas ja torud olid olemas, et siis sai ära painutatud, lõpuni ära keevitatud ja 23 siis jaanuar-veebruar käis ta jah, värvimises juba. Kuigi mul ei olnud esmalt plaan, et ma 23 sõidan sellega. Kuna raam tuli värvimisest tagasi, tundus, et pole enam midagi teha. Et panen kokku ära ja asi jänts, aga tegelikult see võttis ikkagi tohutult aega. Seal oli veel ju see äge ka, et tagasilla te tegite ju täiesti ise. Tagasilla korpus on tehtud ise jah, et korpuse kinnitused, et on jah, ülejäänud on Strange'i õpid, aga sai see ka nagu ära proovitud, et eks seal on neid detaile päris palju, mis on kuskil välja lõigatud või tehtud, et iga detail on midagi saanud, käest on läbi käinud. Aga jah, ja siis 23 ma ei saanud teda valmis hooaja alguseks, et üks võistlus jäi vahele, käisin taga niisama kohal, tegin tehnilise ära äkki. Et Rootsist käis onu siin puuri sertimas. Jah, Lennart Holm. Just, et tema sertis ära ja sai siis 6 sekundi serdi tegelikult, et algul tegelikult olid ehitatud 7,5 peale. Aga kuna jah, seal torusid oli piisavalt ja asju, et siis jah, 6-0 on tal peal. Ja siis jah, siis esimene võistlus American Beauty'l käisin kohal. Ei olnud ka veel teilt juppe küljes, et sõita ei saanud, aga jah, näitusel sai ta parima best race car või auhinna. Ja siis äkki Tartu Speedest oli esimene sõit ka. Et tegelikult läks, toimis hästi, et polnud seal hädasid, et kohe, ma ei tea, 9 midagi. Esimene oli küll 10, aga päeva lõpuks ikkagi sõitsime 9 midagi. Jah, see Tartu Speedest oli see, et enne sa tulid siit veel läbi. Ja siis oligi, jah, just. Mingid klambrid, mingid ballooni või midagi oli mul ripakil, et ma mäletan ka veel vihma sadas ja siis Rain ajas niimoodi tagurdas selle käru kuidagi siia, et selle Alteride tagumine otsus, koos käruga mahtus tuppa sisse, siis me saime toimetada selle mingit juppe otsida ja veel viimaseid asju teha.
oli küll ja siis käisime veel jah, siit Tallinnast ka läbi ja mõned jupid veel ja siis läksime. Aga ei, tehnika nagu toimis iseenesest ja sai nagu rahule. Ja siis Tartus sõitsid 9 ära, sealt edasi tuli ju siis 23 oli vist veel Edra Finals. Edra Finals oli jah, just. Lõpus käis põhja ära, et sai seda tegelikult kõrgemaks tõstetud siis. Et seesama ordisjadistus oli natuke paha ja tegelikult jah, see surujõud pluss skottis ka lõpus päris kõvasti, et ta jõudnud enam välja tulla. Et need, mis ta on siis vasakul pool, mis need hüppekad olid, et seal sai ikka niimoodi nagu rusikaga kõhtu, et ehmat sa päris ära alguses, niimoodi peabki sõitma või. Aga selle saime korda, et... No, aga see ongi see, et uus auto ja nii palju uusi asju ja siis ongi seda ju seadistust vaja leida ja üldse aru saada, kuidas ja mida teha. Jaa, just. Aga siis ju edasised hooajad Alterediga läks pigem ju hästi. No 24 nüüd oli jah, esimene pikk hooaeg, mis sai kaasa tehtud. Et teilt see aasta, pigem hästi, et eks nüüd nipet-näpet asju oli, aga et saavad vigade parandused ja lugesin kokku ka palju üldse starte sai tehtud, et sõitsime siis superkombis kaasa Eestis ja siis Balti sarja ka, et sai siin Lätis ka käidud sõitmas ühte etappi, et kokku oli jah 70 starti kuskil, et päris palju. Tehnika pidas? Katki ei läinud, välja arvatud ühe korra vist jälle selle sisselaske kollektoriga. Kuna mul on 2 osast käib kokku, all on see holli osa ja üleval on siis ise tehtud osa, et siis mingi keermete teema oli, et aga muidu minu meelest pidas vastu. Mingi radiku keevitamisvärk. Jaa, muidugi, radikas läks katki ju. Õige, Haapsalus ma kaotasin sellepärast jah, need Balti sõidud, et hakkas lekkima. Radikas oli mul pandud jäigalt kinni, aga siis kõrv nagu, kas ta ikkagi paindub nii palju, et murdis ühe kõrva natuke lahti, et siis ta hakkas lekkima seal peale pörni, et polnud teha enam midagi. Ja pluss tegelikult kaanetihendi igaks juhuks kontrollisin ka ära enne viimast võistlust, et siin oli kahtlust, et äkki ta jah, lekib üldse süsteemit. Aga Alterediga parimaks ajaks ja kiiruseks sul jäi? 83 kiirust ei mäleta, aga ta oli see 250 või 60 midagi. Et oleks ilmselt veel saanud siin Haapsalus, aga kuna oligi see, et pead superkombis indeksis sõitma, Baltis siis kõik, et see edasi-tagasi kogu aeg seadistamine, see võttis, ei tahtnud nagu hulluks ka minna, et ma pean ikkagi järgmise sõit saama jälle indeksisse, et selle 8-3-ga vist on juba see, et start läheb nii rajuks, et see autoid... Kusjuures seda ma natuke starti lisasime, aga päris raju starti pole veel teinud, et täisjõud, et proovisin küll korra, aga sellest ei tulnud nagu midagi välja, et eks jah, viilipaarid ja natuke silla seadistust tahab saada selle jaoks, et eks seda potentsiaali on, et tegemist oli ikkagi selle sama stokkmootoriga sisuga, et väga palju ei tahtnud seda pauku sinna peale lasta, et see katki läheks siin, aga jah. No vaata, siin tulebki samamoodi see Alteredi eelis välja, et stokk-sisuga mootor ja 8-3, et see olematu kaaluga, et on nagu ikka mõnus. Jah, 7 ei tegemata, et oli plaanis ikkagi 7 kära käia, aga ta on võimalik siis jah, stokiga, et aga jah, see jääb siis tulevikuks või hetkel on plaanid teised, et. Aga mis üldse edasi plaanid on? No see aasta vast ikka seesama Alteret tuleb ikka sõitma, et hetkel on mul jah, mootorplaan natuke teine, et seesama hiljem 7 tuleb sealt pealt maha või tuli juba maha. Et see siis saab Pointule tagasi. Ma ei tea, mis kujul, kas siis turbodega või uuesti nitro või. Et saab ta kuidagi ka sõitma tagasi. Ja praegu on üks LQ4 mul, mis
mis siis läheb jah puuri ja saab siis puurimisse ja saab sepist sisu ka, et võiks seda, noh, ei peaks enam raua pärast muretsema. Et kui seal natuke jõudu juurde saab, et siis prooviks seal jah, vähemalt 7 ette saada. Ja vaatab siis edasi, et kui sügavasse 7-sse seda läheb, et noh, et teoorias on see, et kui me võtame leedukate Topolino pealt, mis on ilma vedrustuseta Altere, et siis tegelikult nagu ja arvestades seda, kui nagu, kuidas see kiltsiraja nagu parendamine hetkel järjest nagu hoogu kogub, siis võiks tegelikult ju igast ägedaid asju ka tegema hakata. No ta võiks jah, sest kaal on meil sama tegelikult, et me siin jah, Lätis saime kokku, rääkisime, võrdlesime autosid, et mul on jah vedustusega kaal, siis tal on ilma vedustuseta auto, et aga teljevaha ja jah, kaal on sama, et noh, saab tema järgi võtta, et tema tegi tegelikult kas Santa Poodis käis sõitmas see auto, et siis ta on seal pärit minu meelest, on isegi Inglismaalt see Topolino minu teada. Kunagi algusest minu teada on ta Ukrainas sõitnud. Ei, see on see nii-öelda Ida-Euroopa, see on kõik siis selle leedukate värk, aga minu teada Leetu ta tuligi Santa Poodist Inglismaalt, minu teada see raam. No täpselt ei mäleta jah, sest sellest küll rääkinud, aga kust ta täpselt sai. Ma tean, et see Andrius tegi teda pikemaks, ta oli algul lühema teljevahega. Et ta on ka tehtud 125 tolli peale, et see nagu aitas tal ka natuke paremini püsida. Aga noh, see, mis ta on rajal teinud, see on, ma nägin, see Poola sõit, et no see pole ainuke, ta on Leedus samasuguse asju teinud, ta on seal Valgevenes või Ukrainas samasuguse asju teinud, et ta on niisugune nagu korralik hüpiknukk olnud. See on jah korralikult. Aga noh, samas Ventspilsis ka, kus oli sile, ta lajatas samamoodi tuimalt iga tõmbega mingi 7-7, 7-8. Vähemalt mingid aastad tagasi. Jah, nüüd mul isegi oli au taga koos sõita seal ka Ventspilsis see aasta siis, et küll on uus omanik, aga jah, ta tegi just rekordi seal 8-2 sõitis too aeg. Mees harjutab veel. No, see on tegelikult, olgem ausad, see ikkagi Altered on piisavalt niisugune keeruline tehnika, millega sõita, et ta on ikkagi teistmoodi kui kereautoga. See on varasti vaat, kus poole ta läheb, et huvitav. Oota, aga ütlesid, et Pontul läheb mootori tagasi, et mis siis selle Pontuga plaanid on? Eks ta on garaažis ja ootab. Kogume jupid tagasi ja vaatab, et eks ta võiks ikkagi sõitvaks saada uuesti, et mis ta seal ikka sõidab. Sest tegelikult ju mingisugune käigukastist, ma olen mingit pilti näinud. Jaa, see käigukasti ka muutnud juba on 8 AP kast seal ja LS-i kooslus peaks siis jah mingi kokku saama, et mõned aastad tagasi sai ta juba teilt võetud, aga tänapäeval on päris popiks läinud juba, et eks need liigub päris palju. Aga eks näha, ühel päeval ma loodan, et tuleb rajal tagasi, et ta hakkad ise, et ühe autoga bracketid ja teisega headsapi ei, niimoodi vist ei või otsid kellegi hullu, kes kummagiga sõitma hakkab või? Ei tea veel jah. Kui leidub, et kes sõita tahab, et siis ta on nagu võtta, et selle mõttes on nagu hea auto, et hea lihtne nagu käsitleda ja sõita, et äkki keegi nakatub. Hästi. Aga jah. Ja nüüd hakkamegi lõppu jõudma, saate lõppu. Ma kõigilt olen alati ühte sama küsimus küsinud. Ja too välja 1-2 kõige nagu eredamat mälestust seoses Eesti kiirendusega. Kui keegi ütleb sulle Eesti kiirendus, Eesti drag race, mis siis nagu esimese asjana mõttesse hüppab kohe? Mis on asju on, et tegelikult mulle esmalt meenub võib-olla see sama Hiiumaa üritus, kui ma võtan enda seisukohalt, et tol hetkel siis esimene Eesti auto sõitis 10 seal, et 10-9-9-3 oli, mis sõideti, Lauri sõitis siis. Kuriks. Ja ma ütlen, see oli finaalsõit ja kõik rahvas siis tuli raja peale kokku, ilusti jooksis läbi lintide, et siuke mõnus mõlle. Wild West. Jah, tänapäeval nii ei saa. Ja siis kindlasti on mul meeles need, ma neid aastaid ei mäleta, aga kui olid siin Haapsalus Kiltsilaid suured üritused ja Pärnu üritused, et kui ikkagi pileti järjekorrast tuli 2 või 3 tundi sõista, et üldse saada sinna alasse. Ja noh, tol ajal oli ikkagi see võib-olla neid kiiresid autosid on üle arvu palju, et Vitsut ja Kuriks sõitsid 10 ja oli neid aeglasemad veel, aga need rahvamassid, mis seal kaasa käisid elamas,
kõik need legendaarsed sõitjad, kaubaliftid, pesurid, kes sõitsid ja et see oli muidugi väga melu, mis käis ja mis nagu ennast ka nagu andis seda jõudu juurde, et jah. Ja kindlasti viimastel aegadel on jah, mis siin jah, kui Viljar sõitis, et sai seda kindlasti jälgitud siin Soomes, Rootsis ja kindlasti Andrese tänane käekäik on päris korralik tulemus Eesti kohta, ma arvan. See on pigem mitte korralik, vaid see on muljet avaldav. Promoodi sõita ja et see on jah, see on vägev. Täpselt. Tegelikult ega see innustab ka Eesti sõitajaid selle mõttes rohkem, et ikkagi tegelikult siin väikses konnatiigis on võimalik nagu teha ägedaid asju ja sõita ägedalt. Et Andres küll sõidab nagu kiired aegu, me ei saa öelda, et Eestis ta kiiresti sõida, 7-5 on kiire, aga 5-9, 5-8 on hoopis teine maa, et aga see võiks ka innustada, et siin Eestis saab ja nüüd veel see Veljo 7-2. Ja, absoluutselt, jah. Ja nüüd ju on teada, et see kiltsid tahetakse veel paremaks teha. Et see tegelikult, mis see viimane üritus oli 2024, et oli ju jah, rekordite sadu, kõik ületasid, et on näha, et rada on parem ja kui uuel aastal sama tempoga nagu jätkub, et küll see 6 ka siin koha peal ära tuleb. Sest meil neid 6 potentsiaaliga autosid on vähemalt 2. Tegelikult paberi peal, kui sinul nüüd tuleb mootori upgrade, siis paberi peal sinu altered piisavate munadega võiks ka vabalt 6 sõita. Jah, arvutuste järgi, ma ei tea, iga kord ei pea need arvutused paika, aga võiks saada nagu keerata piisavalt, aga mõned nüansid, vaatame kui aeg algab, et palju ta nagu jah, lubab. Aga uutama ma ei tahaks lubada. Ei unista sellest välja. Ei arusaadav, lihtsalt. Vähemalt mitte siin, ma kardan, et siin Eestis ei keeruline, kui just kuskil päris liiniraja peal, et sileda maa peal, et jah, meil see lõuna poole minnes need huvitavad preeriad on juba nähtud nagu sõitmise mõttes, et mingi hetk võiks ju põhja poole vaadata, kus on need päris rajad need. Põhja poole või päris lõunasse minna, et siin me oleme tegelikult jah. Nagu ka see aasta Maltal Riivo ja siis Andres käisid. Jah, ja te ju Maltal olete ju käinud ju vaatamas. Ja kaaselamas olid jah 2 aastat juba, et see on ka selline tegelikult hilissügisesse selline koht, kus jah, motivatsiooni korjata ja koguda. Ja hooaega pikendada vahetele, kas siis vaatajana või sõitjana. Just. Aga ei. Ma arvan, et sihukeste mõtetega ongi hea lõpetada. Sulle soovime edu uueks hooajaks. Ja siis teiega juba kohtume järgmises saates.